Mis sa arvad sellest ükskõiksusest? Inimeste ükskõikset suhtumist sellesse, mis nende ümber toimub? See on väga kurb, sest tegelikult me võiksime olla ju aktiivsed osalised, et eriti kui need teemad on sellised, mis puudutavad meid igat üht, et kui see puudutab meie elukeskkonda, milles me saame elama ja ikkagi pikkadeks aastakümneteks mingite tagajärgedega, millega me siis seisame silmitsi. See ongi tegelikult on see üks, mis meid tegelikult kõiki puudutab täna, on seesama tuuleparkide teema. Et jõuame selle teemani ja selle ükskõiksuseni, kus siis praegu tegelikult inimesed on, kas nad on väsinud või siis on meie poliitika näitab tegelikult seda, et ükskõik kui aktiivne sa oled, siis tegelikkuses tehakse otsuseid sinu eest, mis on tegelikult väga-väga kurb ja samas on inimesed väga-väga väsinud sellest. Et kui me jõuame sinna nende tuuleparkideni, siis nende tänane mõju, me ei teagi tegelikult, mis see on. Me ei tea seda, kuigi on uuritud infraheli, kuigi on uuritud selle niisugust, ütleme, varjude mõju, ehk siis selle liikuva varju mõju, mis tegelikult tiivikud endaga kaasa toovad, et see tegelikult on meie jaoks ära nullitud, et meile ei anta seda infot praegu praktiliselt edasi. Jah, ja selliste otsuste puhul on ikkagi väga oluline, et kui need vastu võetakse, et need sünniks siis koostöös kogukonnaga ja nende inimestega, kes seal mõjualas saavad elama. No aga täna on meil tegelikult mis mõjutab täna arendajat ja mis mõjutab täna kõiki otsustajaid on raha. Me elame tegelikult rahamaailmas, mis on tegelikult väga-väga kurb ja meie elukeskkond rikutakse ära selle tõttu, et kellegil kuskil on see kasulik. Et see teeb minule teeb see kõige rohkem muret, et me ei hooli enam üksteisest, me ei hooli kogukonnast, vaid me hoolime ainult rahast. Kui palju see mulle täpselt sisse toob? Et see on kõige hirmsam teema üleüldse, mis praegu domineerib. Ja tegelikult seal, kus neid otsuseid vastu võetakse, nemad ju peaksid lähtuma kogukonna heaolust ja vajadustest, et mitte kellegi, ütleme, seal ärihuvidest või kellegi kasust. Just. Aga ütleme, et täna meil tegelikult on vastupidiselt, aga samas ongi see, et selleks, et neid otsuseid ei võetaks vastu, olekski vaja, et inimesed tuleks oma kodudest välja ja mida rohkem me sellest räägime, kui ohtlik ja kui halb see meie tegelikult elukeskkonnale on nii meile kui ka meie majandusele tegelikkuses. Et kui me täna räägime sellest infrahelist ja selle mõjust, siis see tegelikult mõjutab meie põllumajandusloomi. See tähendab seda, et meie lehmad lõpetavad võib-olla piima andmise ära, ehk siis meil ei ole enam põllumajandust, meil ei ole tegelikult enam metsloomi ja nii edasi, nii edasi. See tegelikult on see on ahelreaktsioon, mida see põhjustab. Meie inimesed on, kui me räägime täna juba sellisest mentaalsest seisundist, inimeste mentaalne seisund on halb, et siis ta muutub veel halvemaks. Et miks meie valitsus ja miks meie otsustajad seda meiega teevad? Jah, ja miks nad sildistavad just neid inimesi, kes siis tegelikult julgevad esitada neid kriitilisi küsimusi, kas või nende keskkonnamõjude kohta või jah, et ma näen, siin on väga palju hirme, et just ka seesama, et inimesed siis avaldaks oma arvamust selles osas, räägiks kaasa, et kardetakse sellist avalikkuse ees tühistamist, mida on juba tehtud, et selle asemel, et tulla siis nende kogukondade ja inimestega tegelikult siis dialoogi. Et siin on palju erinevaid aspekte kindlasti, mis hoiavad siis neid inimesi tagasi ja mis teiselt poolt siis neid otsustajaid hoiavad tagasi, et tulla dialoogi inimestega. Et lähtuda siis faktidest, kuulata ära need argumendid, vastata neile rahulikult. Et praegu pigem kohaliku omavalitsuse tasandil
me ei saa vastuseid, vaid meile öeldakse, et nemad isegi ei tea neid, et küsige No neid jah, siis see ongi riigilt. seesama asi, et riik otsustab, aga kes on riik tegelikult, kui me läheme tagasi? Riik, see oleme ju meie. Me peame ju ise otsustama. Aga me oleme täna läinud ise ka poliitiliselt lõdvaks või selliseks laisaks. Me ei tegele sellega, mis otsuseid meie eest vastu võetakse. Et siin ongi see laiskus ja mugavus, aga täna tuleks ja ükskõiksus lõpuks, et ühesõnaga, et niikuinii meie valimised on järjest olnud sellised, meie poliitiline keskkond ongi olnud selline, et meie eest lihtsalt otsustatakse ära ükskõik, kas me räägime nendel teemadel või ei räägita, see on nagu kurtidele kõrvadele. Aga samas ongi see, et me tegelikult peaks julgustama neid inimesi välja tulema ja rohkem rääkima nendel teemadel, sest see puudutab täna meid igat ühte. Just, ja seda enam, kui me näeme, et see laev on nii-öelda juhitud siis sinna karidele, et siis see on see koht, kus nüüd nii-öelda tulla välja ja aktiivselt rääkida kaasa, esitada küsimusi, julgeda, et see on nüüd see koht kindlasti. Ja, sest kui me räägime konkreetselt praegu nendest tuuleparkidest, siis tuuleparkide alad on kuidagi niimoodi välja joonistunud, et see on Tartust kuni Rakvereni, pannakse üles meil üle 600 tuuliku, mis siis hakkavad tootma seda sama elektrienergiat. Et see ei ole tegelikult okei, et need 300-meetrised tuulikud tulevad meie koduõue, sest kui me võtame, meie Eesti maa-ala ei ole ju tegelikult väga suur. Ja tema mõjuala on, ühe tuuliku mõjuala on 60 kilomeetrit. Ehk siis me peaksime elama tuulikust 60 kilomeetri kaugusel, et ta meid ei mõjutaks. Aga tänagi sa rääkisid seda ju tegelikult, et sa oled 50 kilomeetri kaugusel elad ja rääkisid oma kogemusest, sellest infraheli kogemusest. Just, enesele teadmatagi, et ei osanud kohe luua seost selle vahel, et mida ma kuulsin. Et hiljem hakkasin siis nii-öelda pusletükke oma koha peale panema, et kas tõesti ma võin kuulda nii-öelda siis heli 50 kilomeetri kauguselt nii-öelda. Absoluutselt, sest tegelikult infraheli ju õues kuulda ei ole, aga see võimendub sul toas. Võtame täna kõige tundlikuma kuulmisega elusolend imetaja on meil nahkhiir, kes puhtalt ainult orienteerubki selle järgi, selle infraheli järgi, ta teab, kus kohas tal on seinad, kuhu ta lendab, kuidas ta liigub. Ja see on tema selline ruum, aga sinu ruum on ainult siseruum. Sa kuuled seda infraheli siseruumis ja tõepoolest, see võibki su hulluks ajada lõpuks. Jah, ja ütleme, kõik me teame, et kui me metsas astume mingi oksa peale, et see väike praks, kui kaugele see levib ja kuidas linnud ja loomad reageerivad sellele. Ja siis, kui ma kuulen rääkimas nii-öelda spetsialiste sellest, et sellest mõjualast, siis see ei tundu nagu kuidagi adekvaatne. No see 2 kilomeetrit tõepoolest, mis nad täna räägivad, see ei olegi adekvaatne. Et isegi see kõrvale kuuldav heli nii-öelda, et kui me räägime kõrvale kuulmatu, aga see, mida me kuuleme kõrvale, et ka see müra ja heli tegelikult, et kuidas see saab segama nii neid linde, loomi kui inimesi. Absoluutselt. Et kes jäävad ikkagi sinna vahetusse lähedusse elama, et jah, et siin, et see, millest lähtutakse täna ja need keskkonnamõju uuringud ja hindamised, et meil on vaja sõltumatut osapoolt, mitte inimest või et firmad, kes uurib, aga kellel on ärihuvid tegelikult, et ei saa usaldada seda, et mis infot seal siis tuleb. No üleüldse tegelikult on meil need ärihuvid on ju täna suuremad, kui on üldse inimeste elu keskkonnahuvid, et need on tegelikult jäänud praegu varju. Just, ja et mis on siis hüve või kasu, mida saavad inimesed, et mina ei ole sellele küsimusele veel vastust saanud, sest ma saan aru, et tegelikult meie tiputarbimine on kaetud ja et see energia ja elekter läheb tegelikult piiri taha. Et meie jääme tegelema siis nende tagajärgedega ja mõjudega, aga mis on siis kohaliku inimese kasu või hüve, mis ta sellest saab,
et sellele küsimusele tegelikult ei ole vastust. Kuskilt ei ole saanud, Ei ole ei ole saanud, mina ka just. saanud sellele küsimusele kuskilt vastust. Nii et me jääme tegelikult aktiivseks ja me hoiame kätt pulsil, et selle teemaga edasi minna. Just, ja kutsume kohalikke inimesi kaasa mõtlema ja julgelt siis ennast väljendama